Tere sõbrad! Teie vaatate sarja Tähesäras Nõo. Tänane saade on meil natuke teistsugune ja erilisem, sest läheme külla meie meeskonna koordinaatorile ja kohtume teiste meeskonna liikmetega ja saame teada, mis nad muul ajal teevad. Teie saate sarja vaadata ikka pühapäeval Nõo valla koduleheküljel. Tule alla korraks. Tere! Tšau, Janno! Tšau! Me oleme sinu koju tulnud täna. Ja sul on väga ilusad pidžaamapüksid. Et me niimoodi üllatuslikult otsustasime täna sinu juurde külla tulla. Kas sa paneksid midagi soojemat selga ja tuleksid meiega välja juttu ajama? Olgu. Tere, Janno! Tere! Me tulime niimoodi üllatuslikult siia sinu koju. Mis seos on sinul Nõo vallaga? Ma olen siin eluaeg elanud siin Nõo vallas. Ma sündisin Nõo vallas ja ma siis elasin siin ja elan veel edasi. Tere! Lähme jalutame ja räägime sinust pikemalt, et vaatajad saaksid aimu, millise hundkriimsilmaga meil tegu on. Sul on ju mitu ametit ja ala, millega sina tegeled. Oled näitekirjanik, näitleja ja ka Tähesäras Nõo üks meeskonnaliige. Jah, ametlik nimetus on koordinaator. Ehk siis ma lihtsalt helistan ja lepin inimestega aegu kokku ja siis otsin ka neid inimesi, et see on siis minu amet. Aga räägi vaatajatele oma teistest ametitest ka lähemalt. No peamine amet on näitekirjanik, ma arvan. Et peamiselt ma kirjutan näidendeid ja igasuguseid lollusi ja Nõo valla lehte kirjutan neid lühikesi naljandeid ja nii ongi. Ja siis lavastan teatrietendusi. Näiteks Lukepargis olime ju me mõlemad. Ja siis siin-seal nii-öelda ja tegelen nii-öelda heategevusega. Ehk siis on minunimeline fond on, mis aitab siis kroonilisi haigeid et nende elukvaliteeti parandada. Kas sa tegeled sellega kui tööga või on see suuresti sinu hobi ja armastus, mis sind seob teatri ja kõige sellise loomingulisega? Ma võtan seda peamiselt kui hobi, et mul see, ütleme, et on töö ka, aga et see, kuidas öelda siis, et see rõõm ära ei kaoks. Et kui ta väga tööks muutub, siis ta lihtsalt läheb selliseks nagu... Aga täna nüüd, kui me niimoodi järsku sisse lendasime siia sinu koduaeda, siis olid sa parasjagu arvuti taga ja kirjutasid või? Ei, ma seadistasin oma arvutit või üritasin teda käima saada kuidagi ja sõin marineeritud kurki. Aga millised sinu päevad tavaliselt välja näevad? Hommikul vastan kirjadele, siis ma kirjutan natuke, siis ma söön, siis ma kirjutan veel ja siis õhtupoole, kui saab, lähen proovi.
vahepeal osalen koosolekutel, kui hästi läheb ja aga peamiselt kirjutan selles suhtes. Hästi palju mõttetööd on nii-öelda. No sa oled siin oma jutus tagasihoidlik. Ma näen, et seal kasvavad mõned puud Ja ja need on ju pärit toredast teatriloost, kust Ja. need kõik tulnud on. ma nüüd ei tea, milline on, aga üks neist on leibi eest saadud, mis kas oli parim lavastus äkki? Ja siis üks on minejate eest saadud, mis oli ka vist parim lavastus. Ja üks on saadud ilu. Ai. Ma ei mäleta. Me oleme rääkinud, et sinna tuleb panna need puust Ja, ma mäletan, jaa. testendid. Tegelikult oli Vilde naised. Vilde naised, Jaa. seal Vilde naised. Ja nüüd paelubki ju välja tegelikult see siit ka, et sa oled ju lavastaja, Janno. jah, Isegi päris mitmes kohas. jah, Kus sa toimetanud oled lavastajana? igal pool. Tartus erinevates truppides. Viljandis oleme praegu. Järgmine aasta läheme Tallinnasse. Rakveres. Noh, ma kõikjal olen ka muudes rollides olnud, aga Kanepis, Põlvamaal, Tartus peamiselt, Nõos, Rannus. Aga peamiselt on see loominguline ühendus Must Jaam, mis liigub mööda Eestit ringi ja teeb siin ja seal, millel vist ei olegi nagu sellist Eestimaa on meie kodu. Kuidas sa nii palju jaksad, tekib küsimus. Mina ei jaksagi, see ongi saladus. Mina jaksan tänu sellele, et minu ümber on hästi palju andekaid inimesi, kes sunnivad mind jaksama, kes kirjutavad ja helistavad, et nüüd oleks vaja midagi. Ja siis, no ja, eks ma siis teen. Et kui ma ise üksinda peaksin neid asju tegema, siis ei saaks mitte midagi tehtud. Ja siis ei oleks neid puid siin ega midagi. No siin veel ruumi on, nii et neid saab On, juurde jah. tulla. Ja. Me istume siia natuke maha. Ilus ilm täna. Jaa, siuke kevadine. Või noh, jaanipäeva ilm. Klassikaline jaanipäeva ilm. Mis su lemmik aastaaeg on? Kevad. No vot. Õige vastus. Kuidas? Janno, räägi oma lapsepõlve ajast siin Nõos. Mis on tehtud? Mingid toredad mälestused? Mõned lollused? Või? No, lollusi on siin igal pool tehtud. Et Nõo koolis sai käidud. See oli kõige suurem lollustus. Ei, üks episood oli Märt Vooro, kes on siin naabrimees mul. Tema, siis kui ta veel siin vanaema vanaisa juures käis, siis me saime ikka terved suved ja kõik vaheajad ja kõik asjad tegime siin koos. Et käisime Marti jooksmas, jah. Ja siis, aga meil olid siin
sellel ajal, kui ma noor olin, siis olid siin ainult vanad inimesed ja sellised nagu noori meie vanuseid ei olnudki väga. Ja siis oligi nii, et ega meil kommi väga ei antud, anti apteegitilli ja niisugust suht pettumust valmistav. Aga lollusin igasuguseid teinud, siin ujutasime, seal oli alati üks suur see tiik või mitte tiik, aga selline veelomp oli ja siis lumi oli, mina, Märt ja siis minu õde käisime seal nagu siis ujutamas mingeid paadikesi ja siis ma kukkusin kuivenduskaevu, läksin peaaegu ära uppunud ja siis me tegime vibusid, sinna panime need kipsinaelad panime otsa, nii et kui ütleme puidu sisse lasid, siis väga raske oli välja saada ja ma üldse imestan, et Märdil või minul või mujal kõik silmad alles on. Et lollusi on igasuguseid tehtud selles suhtes, et et siin on nagu selles mõttes tore elada, ainuke asi, mis on nagu paratamatu või ütleme siis mõnes mõttes nagu negatiivsuse poole on läinud, on see, et siin see tee on nagu liiklustihedus on nii suureks muutunud, et see müra, et ma nüüd viimastel aastatel olen märganud, et seda müra on nagu palju rohkem kui vanasti oli. Aga meil on siin nüüd kergliiklusteed ja tegelikult see tankla ja et vald nagu selles mõttes nagu areneb päris kõvasti ja isa ja vend teevad siin põllumajandust kõvasti ja õde on mul ema kuskil. Ja mina olen siis see perekonna selline mustlammas, kes tegeleb loominguga, et mul on kahtlane tunne, et ega mu ülejäänud pere ei saa siiamaani aru, millega ma tegelen täpselt. Isa on põllumees, vend vist toimetab ka sel alal? Jah, vend käis seda õppimas. Vend ka siin, ma arvan, et peamiselt, et traktoriga sõita saaks. Aga jah, vend ja isa nagu tegelevad, et see on nende pärusmaa nii-öelda see tehnika asi. Aga millal sind selle loomingu poole tõmbas? Tundsid ära, et see on sinu asi? Loomingu poole tõmbas mind juba tegelikult lapsepõlves, see oligi vist esimene asi, milleks ma saada tahtsin. Ma hakkasin 4-aastaselt lugema ja siis ema ütles, et ma olevat öelnud, et ma tahan kirjanikuks saada ja ma olevat mingi väikse raamatu kirjutanud ka, kui ma veel kirjutada ei osanud. Ja siis, kui ma keskkooli läksin, siis ma avastasin selle kirjutamise alge endas uuesti ja siis tuli teater ja nüüd ongi see praegune etapp või kuhu ma jõudnud olen, on, et koos sinuga teen igasugust loomingut koos, et see on nagu kuidagi niimoodi astmeliselt läinud, et praegu ma ei taha öelda, et praegu on nagu mingi kõrghetk või mingi nagu, et see tipp on nagu käes, et areneda veel kõvasti. Peaasi, et see lõbu ära ei kao, et oleks nagu seda loomingu tungi ja inspiratsiooni ja asja. Ja minu arust meil nagu kahekesi nagu läheb see päris hästi see. Ja vaatajale siin saab kogu aeg mainitud, et koos teeme, et tõepoolest ega me Jannoga ei ole ju üldse täpselt mitte võõrad, vaid igapäevased suhtlejad ja nii ka meie kaameramees seal. Tšau, Andri! Andriga ju oleme koos mänginud ja sina lavastanud, nii et meil on üks tore meeskond täna siin koos. Loominguline ühendus Must Jaam. Janno, aga kas sul on mingi eriline koht või selline oluline koht siin Nõo vallas? Mis on sinu hingele eriti tähtis ja me võiksime sinna minna?
välja arvatud see poriloik. Ma saan aru, et me pidime mets. ei, see. nii, aga nüüd päriselt. Üks koht on selles suhtes. Me võime minna. See on natuke naljakas. See on Nõgiaru prügimägi. Oh. Jah. Aga mitte sellepärast ei ole ta nagu eriline. Et ma arvan, et kui me sinna lähme, siis ma saan rääkida, miks see on nagu eriline. Ka hea. See tuli esimesena meelde. Ma ei ole nagu selle peale mõelnud, aga et jah. No, lähme siis prügimäele. Jah. Aga siin on siis sinu lemmik prügimägi. Jah. Ja noh, mis ta nii väga lemmik on, aga see on üks minu lapsepõlve suur osa selles suhtes, et siit sai ratastega käidud Nõgiarru. Nõgiarus oli pood, raamatukogu ja siis vahepeal sai nagu seal prügimäelt lastena turnisid seal. Kõik tõitsid ja oma manti ja siis sai vahepeal nagu huidatud ja mingisuguseid esemeid kaasa võetud. Kuigi see ei olnud meil lubatud. See oli suhteliselt salajane teema. Niimoodi. Ma saan aru, et see prügimägi on kõik ju praeguseks kinni lükatud ja on üks ilus... Jah, lükati kinni mingi aeg ja siis on nüüd siuke mägi. Ma olen alati mõelnud, et kui keegi seal kaevama hakkab, et siis tulevikus mingi 100 aastat, siis või 1000 aastat mingid arheoloogid siis vaatavad, et see on mingi asula koht ja siis oi, kui räpased nad kõik siin olid. Või on mingi väga tähtis inimene maetud sinna või. Aga võib-olla maeti ka, ega ma ei tea selles suhtes. Ja siis siin mets on selline ka, siin on väga äge mets. Siin on igasugused sõjaaegsed kraatrid ja siin sai joostud, siis kui ma veel joosta jõudsin. Ja peitust mängitud ja sõda mängitud ja luuramist ja igasugused asju. Seal oli mingi mahuti, oli suur tee ääres, mingi kemikaali mahuti. Mida me ei olnud ka lubatud puudutada. Aga oli ilus vaadata. Ta oli siuke roostes, aga mulle siuksed roostes ja lagunenud asjad meeldivad. Et siin see Nõgiaru on üldse selline nagu huvitav koht, et siin on palju maha jäetud asju ja siis on jälle tulevad uued inimesed ja ehitavad midagi uut ja siis jälle läheb midagi ja et jah, siuke. Ma ütleme, et siin vallas nagu elu areneb alati. Ja siin on saekaater muidugi, mis on alati töötanud. Et käisime lastena seal saekaatri ümbruses saekaatrimeeste sõrmi otsimas. See oli nali muidugi. Ma saan ära küsida küsimuse. Janno on kokku pannud väikese sellise küsimustiku minu jaoks, mida siis intervjueeritavatelt küsida või millest lähtuda, aga ma ei ole seda kunagi kellegi käest küsinud. Ma küsin nüüd sinu käest sinu küsimuse. Nii, mis on sinu edasised plaanid tulevikus? Ma saan aru, miks sa neid küsinud ei ole. Ma tahaks ikka veel teatrit teha ja kirjutada ja meil on ju suured plaanid koos asju teha, ka kolmekesi. Et tahaks Nõo valla kultuuri arendada ja see on see poliitiline vastus.
ja siis ma tahaks kirjutada, raamatu avaldada ja näidendeid lavastada. Ja siis jah, ma ei tea, kas tahaks veel aasta vanemaks saada. Aitäh, Janno, et sa meid niimoodi äkki vastu võtsid ja prügimäele tõid. Aitäh, et te tulite, et mu tööriietus, minu pidžaamad, et oli äge hommik selles suhtes. Et jah. Selline meeskond meil siis on ja aitäh, et te meil kaasa olete elanud ja meid vaadanud olete, nii et kohtume jälle.